Oled sa mõelnud, miks mõned mehed saavad kala ja teised mitte? Kalastuskeskus teab. Külasta Kalastuskeskuse poode Tallinnas, Pärnus, Viljandis ja Mustvees või vaata kalastuskeskus.ee. Uskumatu, väljas on 20 kraadi sooja ja lumi. Tavaliselt siin nii sooja kunagi pole olnud. Riik, kas me see aasta midagi vahele ka paneme võistlusel? Teeme üks väikse võistluse. Mis sa silmas pead, et kes kõige suurema kala püüab? Näiteks. Ja ütleme nii, et kaotaja peaks siis midagi tegema. Mulle meeldiks see, kui näiteks kaotaja läheb ujuma teie varustusega. Ja vaata, sinuga on seda, et see suure kala peale minek nagu... seda nagu... Selle peale ei hakka nagu panustama. Paneme kõige väiksema kala siis hoopis. Kurat, see on nagu keeruline. Pigem ikkagi võtame selle suure, läheb nagu läheb. See, kes kõige suurema püüab, see läheb ujuma. Ei, võime ka nii teha. See, kes kõige suurema kala püüab. See, kes kõige suurema kala püüab, see läheb kombega ujuma. Täpselt. No, ei, sobib. Kohal! Sa riimid mitte Norra. Räägi. Ajaga oleme küll täkkesse pannud. Lõunamaadesse saabus. Noh, poiss. Ei, paisteli. Tema ongi see Kristjan, kes reisi kõige suurem vingupunn on. Võtame võt, niimoodi siis räägitakse. See tuli küll üks pikemat sorti piip praegult. Nagu iga kalapüügi juures, siis ka Norras on kõige tähtsam see, et oleks piisavalt varustust kaasas. Meie varustus on siin. Siin on kõik paksud riided, aga me oleme hoopis kuhugi valesse kohta sattunud. Tavaliselt on siin 10 kraadi ja saab vihma. Aga noh, ma arvan, et me suudame sellega leppida. Kuulge, aga peame asjad sisse ära. Aga mida sa käsutas? Veame. Ei käsutanudki. Vege see üritab. Meelsus siin tekkida. Vaata, ta on Vegesega ühes autos olnud, vaata. Uskumatu. Veges on ära nakata jonni pisikuga teisi. Uskumatu. Katsume olla sõbrad. Üks kord midagi kõige paremat ei saa, siis ta tõesti on nii suure kisaga. Ta teeb ennast selliseks ohvriks, et oi, et ma nüüd ohverdasin. Vaadake, kui raske mul on, et kõik käituvad minuga ebaõiglaselt. Minu meelest on üks olulisemaid asju on see, et siia reisile tullakse heade sõpradega. Ja võib-olla saadaks veel paremateks sõpradeks. Kui sa ikka paadis ookeanis koos oled, siis mis on selgelt joonistab välja, mis mehega on tegemist. Keegi on kapten. Kapten on see, kes üldjuhul on kaine. Siis on paar madrust. Ja poiss. Poisil on kirves. Poiss on see, kes võtab kalad välja. Kui kaptenil on kala otsas, siis poiss ootab kirvega. Üldiselt on kallas olnud poiss, aga kuna seekord on meil üks roheline kaasas, Kristjan Veges, siis on tema seekord poiss. Müngen Fjordi värsked krevetid. Maitsevad hoopis teisiti kui poest ostetud krevetid. Vaatad krevetti, siis näed pikad tundvad. Krevett ära külmub, siis neid ei ole. Ja poisil on üldse palju selliseid kohustusi. Poisi kohustus on maja korras hoida, süüa teha. Ja noh, võib öelda, et poiss on seekord hästi hakkama saanud. Mis arvatavasti kivi. Kui sõitma ei hakka, siis ei ole paanikaks põhjust. Mis asi see on? Tursk ja suur ja jube õrnalt. No võt, see on see, kui kala ei viitsi ennast liigutada. Võtame käega, ei viitsi hakata kirja jamama. Noh, mingi 10. tursk siin jutu käigus. Räägin, imede maa. Et teinekord ei saagi aru, et
mis asi see on? Magas põhjasarutta vist ja magab edasi. Või on surnud. Oled elus ei ole. Aga noh, kastipikkune kala. Norra kraanivesi, mõnus. Oleks meil sponsoreid, siis seal oleks Boržum sees. Võta käik välja korra. Vaata, kuhu ta triivib. Iseenesest oleks võinud kuskilt siit hakata sel juhul, et oleks lükanud meid niimoodi enam-vähem. No jah, siit ikka niimoodi. Kuule, püüame siit kuni selle kaldani randin ära. Siis lähme edasi. Teeme nii. Õige vedamiskiirus on 4,708 kilomeetrit tunnis. Teen uuesti selle või? Jah, ütle teine kord, kui sa saad mingit sellist käib. Ma mõtlesin, et sa kogu aeg võtad, vaata, ainult puhast kulda on tulnud hommikotsa ja mulle ei meeldi piripillidega koos paadis olla. Riiv on nulliks. No näed, millest ma räägin? Riiv on null, kõht on lahti, hommikotsa kuulad sükst juttu. Ma jumaldan seda spinningu rulli. Igasuguseid nuppe on küljes. Panna aeglase kiiruse ja kiirema kerimiskiiruse. Ma kodus tegin niimoodi, et ostsin seda nööri 2000 meetrit. Siis ma kerisin ta kõik täispikkuses Lahtipiki tänavat. Kõigepealt esimene eesmärk oli ära mõõta, et kas nöörid tõesti on 2000 meetrit, sest kunagi ei või teada. Ja siis ma iga 25 meetri tagant värvisin teri värvi, sest sellel rullil pole meetrilugejad peal, aga siis vähemalt selle värvi järgi näeb nagu sügavust. Tule! Nad või tule! Mõlemad relvad on valmis. See on eriti suurte kollid ja see vähe pisemate jaoks. Tursa punn hoopis. See kõvemad matsud need ongi, et siin on see, et sa ei tea mitte kunagi, kes sul landi otsa võib hüpata. Ühelt maalt on nagu kännu taga ja võitlus kestab äkki tund aega. Muidugi on ka väikest kala palju. Eestis ei ole lihtsalt võimalust, et sa võiksid saada näiteks 100 kilose kala. Siin on see täiesti olemas. Minu teada veel eestlaste punt kuskil teises faasis just sai 109 kilose paltuse. Nii et midagi võimatut selles ei ole. Täna hommikul rääkisin ühe kohaliku kutiga, uurisin, et kuidas fjordis kalaga lood on. Ei ole head. Fjordis on juba mingi nädala jagu, üle isegi nädalapäevi on sees miskid vaalalised, nad ei ole pringlid, nad on suuremad, siukse musta-valge värviga pidid olema. Ja tulevad täitsa karjakaupa, nii et neid võib näiteks 10 tükki pundis olla. Ja no, teada on, et isegi kui pringliparv liigub, et siis üldiselt kala on kadunud, aga kui siuksed loomad juba liiguvad, no ma arvan, et nad teevadki siin nagu puhta vuugi. Kõik kala läheb põhja ära üldiselt ja sealt põhjastada siis kätte saada on väga keeruline, kuna ta lihtsalt nagu kardab. Et ilmselt me peame nagu selle peale mängima, et meil lihtsalt on nagu õnne asi, et eks käib need põhikohad läbi ja vaatab, mida saad õnnestut. Rahu. Vähemalt suuremaks poisid. Raisk. Läheb või? Paltsa moodi, kuule. Tumme. Nad õnnelikuks või? Ma ärge mulle. Tõuse püsti ilusti ja hakka pumpama. Tsirkust teed. Kirjad. Midagi tuleb kindlasti võtta, ma ei tea, kas punkti kirjad. Teine siuke asi, mis väga nagu meie kasuks ei ole sel aastal, on see, et kevad on hiline olnud ja praegult päike kuumutab täiesti õust, mis tähendab seda, et lumi on väga kiiresti sulama hakanud ja mägedesse sulavesi, mis tuleb,
see toob meeletult endaga soga kaasa. Siin võib näha siin-seal suuri laiesid, siukseid mingeid sogatriipusid vee peal. See omakorda tarbib ära väga palju hapnikku ja jällegi see kaladele ei meeldi, nii et väga palju kala võib hoopis fjordist nagu väljas olla, rohkem seal vabas vees ja avaookani peal. Ei tule üles raisk. Väga hea. Annab lootust. Noh, Tom, kas saad süütlust lahti? Lesta süütlus. Saida paistab. Ja Saida tal on paltus. Tom, ongi paltus. Ei ole tursku. Paltus on. Ma nägin esimest. Kus paltus? 20. Võta sellega, küll. Võta selle kirvega ära. No jaa. Mida? Ära jondi nii suureks. Meier, võta. Tõsta üles poole. Tõsta. Mida ma tõstan siin 3? Mida sa närvitsid? Ma oskan hinnata olukorda. Loomulikult mul on hea meel Tomi pärast, et lõpuks ometi ta on 7-8 aastat käinud, said oma lesta kätte, nii et aitab, kui õigeid asju tule rääkida. No mis tunne on? Esimese paltsu puhul on ikka üli hea tunne, mis teil ikka muud öelda. Selle peale võib veel lonksu rummigi võtta. Vägev. Sa ei pea kahtlema kas kirvega või mitte, et ma oskan küll olukord hinnata, mis kala suurusjärk. No see ei loe, kui ta lihtsalt rabeleb. Üks on niimoodi minul võttes ära läinud, mida mulle kunagi andeks ei anta. Legend ütleb Norras või mingi pärimus, et paltust ei tohi pildistada valge külje pealt, seda õnnetust ja surma. Et alati tuleb pilt teha tumeda külje pealt. Emotsiooni, käed õhku. Mikko palts etab poole keera otsiks. Ma ei jõua. Joo, keer on nüüd jää peal. Davai. Ma ei jaksa. Mina olen seda paltust taga ajanud siin tuleb 5. korda. Ja alles nüüd sain esimese. Mõni tuleb, saab esimese korraga, esimese kalana. Et see on ka nagu üks põhjus siin Norras, et ka igatepidi algaja võib siit kohe mehetegusid teha. Minu teada üks hästi kõva kalamees käis 9 korda enne, kui sai esimese paltuse. Aga siis läks soon lahti ka, järgmine kord oli vist juba 15 tükki. Vabandust. Praegu ilus paltus käis otsas. Täiesti klassikaline käis. Tõnks läbi, korraks vaikus ja siis käis pauh. Aga mul on lainil ainult üks konks ja lisakolmikut ei ole ja ma arvan, et kui oleks lisakolmik sabas olnud, siis see kala oleks ka otsas olnud. Silikoon, roosa, hambajäljed peal sellised, et jube. Pani ilmselt matsu ära, aga oli kõik. Nüüd ei ole midagi teha, nüüd peavad kõik selle välja kannatama, et siit tuleb teha 4 triivi niimoodi. See kala tuleb kätte saada. Priit on nüüd siis vanem poiss, et ta on nüüd 3. kord Norras. Et tundub, et tast saab asja. Vahepeal on küll siuke keeruline. Aga noh, suures plaanis on siuke tore ja võib minna küll luurele. 4-5 vahel täpselt nagu Martin õpetas. Ilma tema õpetussõnad ei saa. Kannatust tal jätkub. Jätkub ka visadust. Jätkub seda kalamehe hinge, nii et võib-olla siukse 15. tunnipaiku hakkab päev virisema, aga see on ka normaalne, see ongi tegelikult üks üsna inimvõimete piir, nii et ahoi, lesta kala.
see sööst siin praegult on see tunne, mida mina tahaks ka tunda. Seisan siin suure konksuga kadedusest kõrval, mõtlen, et kas aidata see kalapaati või mitte. Õnneks mul on üks nauding on, kuigi ise nagu ei kerista kala välja, mul on üks nauding. Üsna suur tõenäosus, Martin läheb veel ujuma meil siin reisi lõpuks, aga vaatame, kuidas see läheb, mine sa tea. Ohoi! Noh, koprannu. Käe järgi 12,8. Valtus käes. Ega kerge hoida ei ole, nii et... Kui palju on seda, et varustus määrab. Ja peab olema palju lante ja nii edasi. Aga noh, tegelikult on see, et kala saad sellega, millega sa püüad ja siin tegelikult kõigega selle pannitee kala kätte, aga loomulikult on nii, et kui sa tahad ikkagi suurt kala saada ja võib-olla nautida seda, et sul on kala kettis nii-öelda, siis sellisel juhul tegelikult on oluline, mis sul seal otsas on ja on oluline need tehnikad, on oluline see mere tundmine või ookeani tundmine. Et noh, samas nüüd kõik need asjad tulevad, aga ma soovitaksin, kellel vähegi kalamehe hing on korra Norras elus ära käia. Et see on nagu nii teistmoodi kogemus. Ja noh, mõistlik on alati esimene kord võtta punti, 1-2 meest, kes on käinud. Esiteks on see, et ega siin suurt keegi ei räägi, kuidas siin ookeanil käituda. Öeldakse, et paat on seal, võtmed on seal ja ookean on seal. Et selles osas nagu ookeani tuleb austada. Sa tahtsid eluga pääseda. Lolluse ei tohi teha. Samas kõik on mõistuse piiris võimalik. Lähme karpe korjama. Keskööl meestega Norras karpe korjamas. Sellised nad on. Nad on üksteise külge kinnitanud kobaras. Suuremad seal olla. Ja siis kasvavad niimoodi kivide vahel. Neile meeldib värske vesi. Enne karpide valmistamisest kontrollitakse karbid üle. Võetakse ära sellised habemetutid ja vaadatakse, et kõik karbid oleks terved. Need karbid, mis terved ei ole, need lisatakse ära. Nii kui või on ära sulanud, võtame sibula ja paneme siia sisse. Sibulat me ei pruunista, lihtsalt kergelt hautame läbi. Minu vahel läks aulama täitsa vaata. Eks. Praegu üldse näha ei ole, et üldse töötab. Kui üldse töötab või? On soe ka või? Doktor Priit tuleb teeb asja korda. Priimus ei tööta. Lähme koju, teeme karbid seal valmis. Meieril ei olnud kütet kodus talvel, siis ta selle priimusega küttis tuba endal soojaks. Meieri saagid on nii suured, et ta käib ka paar korda karal, teeb süüa ja juba ongi tünn tühi. Jah. Ja üleüldse oleks Martin võtnud linnast kaasa täis priimuse, siis me ei oleks pidanud lavastama rannakarpide lugu. Oleks saanud seda teha kuskil päikesetõusul. Nii. Lisame küüslauku. Ei taha, et sibul ja küüslauk pruunistuksid, aga nad oleks pehmed. Ja nüüd valame veini peale. 250 millilitrit. Nüüd lisame soola. Pipart. Ja seejärel paneme rannakarbid siia sisse. Õrnalt, et nad katki ei läheks.
ning seejärel kaan peale. Ja 3-4 minutiks. Rannakarbid on valmis siis, kui nad on avanenud. Nüüd vaatame vahepeal. Rannakarbid on paar minutit siin olnud. Kui siin vaadata, siis nad hakkavad juba avanema. Nagu kombeks vaata peakoksi. No nii kalamehed. Ja tisu. Nüüd siis koksi saab siis poti kõrval püsti senikaua, kui maitstakse ja ootab hinnangut. Hinnang võib väga negatiivne ka tulla, oled sa valmis selleks? No ole sa hea maitsida. Üldiselt sul need asjad õnnestuvad, aga... Kus see veiniklaas on küll? Veiniklaas on sees. Mine võta mulle veini. Esimene proov. Toomas on ka karjääri inimene, sööb kive ja veretult tolmu. Koka kõige parem kiitus on, kui süüakse toitu ja lao ümber on vaikus. Põhi alt ära mõisas. Nohin. Kuidas siis kokk maitseb? Väga hea. Pole midagi öelda, tõesti maitseb. Värskemaks need rannakarbid ei lähegi enam. Mis see oli? Rannakarbid meremehe moodi või? Surnukirstul 15 meest. 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 Maits on super. Ma ütleks, et vabalt igale tipprestoranin teeb silmad ette. See on värske ju, jumal ta on ja. Ta on ju mõned minutid. See oli väga hea, väga hea. Meest algab retkalale ja vaatamata halvale, et Eesti pole Norra. Keegi seltskonnas arvas, et ta teab mingit tasemel ahvena kohta. Oled sa mõelnud, miks mõned mehed saavad kala ja teised mitte? Kalastuskeskus teab. Külasta Kalastuskeskuse poodi Tallinnas, Pärnus, Viljandis ja Mustvees või vaata kalastuskeskus.ee.